Tere kõigile! Mina olen Tehnopol Startup Inkubaatori kogukonnajuht Triin Ilves ja mul on hea meel tervitada teid kõiki tänasel üritusel, mida Tehnopol korraldab koos Ajujahiga. Tänane teema on kindlasti üks järjest rohkem tähelepanu tõmbav valdkond rohepööre. Ja me oleme jõudnud ajastusse, kus selline tees kiiremini kõrgemale, kaugemale peab toimuma lihtsalt jätkusuutlikult. Suure rohepöörde on ette võtnud näiteks rahvusvahelised suurettevõtted ja korporatsioonid, aga ka näiteks alles alustavad iduettevõtted, kelle puhult võiks küsida, kas näiteks ressursside tõhus kasutamine või kliimaneutraalsus on juba nende DNA-sse sisse kirjutatud. Ja õnneks ongi mul täna hea võimalus seda teha nii alustavatelt ettevõtetelt kui ka erinevatelt suurkorporatsiooni või suureks kasvanud startupide esindajatelt. Ja enne ühist arutelu teen kõiki tuttavaks tänaste osalejatega, kes on Sandra Särav Boltist, Evelin Allas SEB-st, Marilyn Berg Startupist Mint ja Rudolf Hanni Startupist Pager. Sandra, võtaksin jutu otsa lahti ja kasutaksin ära sinu ägedat rolli Boltis, mis on Head of Sustainability ehk jätkusuutliku valdkonna juht. Ma nägin, et sa kunagi vist tegelikult isegi otsisid sellele ka head eestikeelset vastet. Kuna praegu on paljudes ettevõtetes aasta kokkuvõtete tegemise aeg, siis mis olid näiteks need 3 võtmetegevust Boltis just jätkusuutlikkuse vallas, mille üle sina eriti palju rõõmu tunned? Ja aitäh ja nii tore on siin täna olla. Et ma kohe nagu pöörakski sellele tähelepanu, et see Head of Sustainability ongi tegelikult nagu üks väga suur ja rõõmus asi Boltile, sellepärast et me alustasime küll roheteemadega 2019 aasta septembris, aga nagu startupidega ikka, et kõik tegid seda nagu kusagil põlve otsas, täpselt panustasid nii palju aega kui said, sest tegelikult igaüks tegi seda ju oma põhitöö kõrvalt ja siis peaaegu 3 aastat hiljem otsustasime selle aasta juulis luua Boltis Sustainability tiimi. Et ja ma otsisin sellele Twitteris vastet ja siis selleks sai tegelikult kestliku arengu suunajuht eesti keeles. Et päris erinevate nagu kaasamõtlejate ühisel utsitusel panime sellise eestipärasema nime jätkusuutlikkusele. Aga juhtkonna poolt on siis Martin Villig on siis minuga samas tiimis, et me kahekesi oleme kaasanud erinevaid inimesi erinevates meeskondades, kes mõtlevad kaasa selle teemaga. Ja ma arvan, et me oleme jõudnud päris kaugele võrreldes 2019 aasta roheplaaniga, kus siis meie esimeseks eesmärgiks oli pakkuda süsinikuneutraalseid sõite kogu Euroopas, mida me ka tänaseni oleme teinud ja teeme edasi. Aga see on kindlasti ainult üks samm, mis on pigem lühiajaline eesmärk, et senikaua me offsetime või kompenseerime oma jalajälge, kui me ei suuda muutuda iseeneseslikult või nagu seesmiselt juba jätkusuutlikumaks või kestlikumaks. Et kindlasti selle tiimi loomine, juhtkonna tugi sellele on olnud number 1 rõõmusõnum kõigile. See tähendab, et sellele teemale on hakanud tulema konkreetsem strateegilisem juhtimine Boltist. Ja nüüd Martin ja mina tegelemegi siis meie jätkusuutlikkuse või kestlikkuse strateegia kirjutamisega. Ja me mõtlesime, et muidugi on iseenesest mõistetaval Boltile kui ettevõttele, kes toimetab täna 35 riigis, meil on 1 miljon juhti, rohkem kui 150 linnas, kes kõik sõidavad oma autodega. Suures osas on need autod ikkagi sisepõlemismootoriga autod, mis tähendab, et meie jalajälg on suhteliselt suur, ehk et siis loogiline on, et oma kestlikkuse strateegias me keskendume sellele jalajälje vähendamisele. Aga lisaks siis autode jalajälje vähendamisele võtsime eesmärgiks ka ühe sotsiaalse aspekti ja see on siis quality education. Ja see ei ole ainult haridus traditsioonilises mõttes, et jah, et siin ka Bolti kaasasutajad on õla alla pannud Jõhvi 42 programmeerimiskoolile, et pigem ka nagu tahaksime teha linnadega ja KOV-idega koostööd selles osas, et kuidas me suudaks veenda kasutajaid inimesi tegema teadlikumaid transpordivalikuid linnaruumis. Et täna me oleme ju sellisel kursil näiteks Tallinnas, et 2035 aastaks on meil 100 000 autot Tallinnas lisaks juures. Ja auto iseenesest ei ole üldse ju mõistlik liikumisvahend. Seal istub üks inimene üksi autos. Eestis on 550 autot 1000 elaniku kohta ja me kasutame neid autos reaalselt 5% ajast.
95% ajast need autod on kusagil parkimisplatsil ja mitte keegi neid ei kasuta. Mis tähendab seda, et linnaruumi planeerimisel me võtame arvesse autode olulisust. Ja täna on Tallinnas näiteks 2-3 parkimiskohta ühe auto kohta, mis on 40-60 ruutmeetrit ruumi, mis on peaaegu sama suur kui minu kodu. Et selles mõttes me oleme väga autokesksed olnud ja kui Bolt üldse alustas 2013 aasta, siis üks idee oligi see, et vähendame inimeste isiklikku sõltuvust autodest, teeme võimalikuks jagatud transpordi võimalused, et inimesed kasutaksid vähem isiklikku autot, kus nad istuvad üksi sees, mis viiakse lihtsalt kuhugi parklasse ja pigem nad jagaksid seda autot. Aga siis 2020 on meil ka väga tähtis aasta olnud mikromobiilsuse või tõukside vaatest ja micromobility on see väljend, millele meil ei ole veel Eestis leidnud eestikeelset head vastet. Nii et kui kellelgi on siin ideid, siis võib ka kaasa mõelda. Et kui me tõuksidega olime Eestis juba eelmisel hooajal, siis sellel hooajal me laienesime 45 linna Euroopas ja me pakume siis tõuksiteenust, mis on kindlasti iseenesest juba jätkusuutlikum või kestlikum kui autosõit. Üritame leida ka võimalusi, kuidas veenda inimesi selle, eriti just paarikilomeetristel sõitudel autosõidu asemel valima tõuksid. Ja üks kõige suuremaks asjaks on ilmselt see, et me arvutasime välja kogu oma tõukerataste jalajälje. Alates sellest siis, et meie tõukse küll disainitakse maja sees, neid ikkagi valmistatakse Hiinas, et alates siis sellest, kuidas need tõukerattad Eestisse, Euroopasse saadetakse kõikidesse nendesse linnadesse, kus me teenust pakume, kuni selleni, mis elektrit kasutatakse nende laadimiseks. Näiteks Eestis ja Poolas on Euroopas kõige mustem elektritõukside laadimiseks. Huvitav, aga mitte tore fakt. Ja siis, mis autodega neid tänavatele hommikul viiakse, kuidas neid laadima tagasi tuuakse ja siis ka selleni, et kuidas kogu see recycling ja taaskasutus ja ümbertöötlusprotsess toimib. Ja siis selle jalajälje me nüüd ka, kuigi see jalajälg iseenesest on juba palju väiksem kui autodel, selle sama jalajälje me siis kompenseerime nulli ja lisaks sellele me oleme lubanud minna kliimapositiivseks tõuksidega ja me oleme esimesed tõukerattateenuse pakkujad, kes selle on saavutanud, mis tähendab, et me lihtsalt ei mitigeeri oma keskkonna jalajälge, vaid meie tõukerataste teenus tegelikult aitab keskkonnast rohkem CO2 eemaldada, kui me seda sinna paiskame. Et ma arvan, et see on selline väga suur 2020 lubadus, mis me täitsime ja nüüd uuel aastal me tahame veel rohkematesse linnadesse minna tõukeratastega, sellepärast, et ka Markus Villig, meie CEO, ütleb, et jah, elektriautod on toredad, aga elektriauto iseenesest seda linna probleemi ei muuda. Et ta ei muuda nagu seda muret seal, et meil ikkagi on see auto, see suur auto, mis vajab seda ruumi. Jah, emissioonid on elektriautodel väiksemad, aga tegelikult ikkagi me raiskame linna ruumi ja võtame inimestelt ruumi ära kogu selle autostumisega. Ja võib-olla siin siis vaade 2021-2022, et mida kõike Bolt tahab saavutada selle jagatud, jätkusuutliku, kättesaadava ja soodsa transpordi teenuse osutamisega. Et see on nüüd selline pilt, mida ei ole kerge võib-olla endale pähe õppida või selgeks teha, aga lihtsalt siin, et meie eesmärk on olla siis keskkonnasõbralik transporditeenuse pakkuja ja pakkuda inimestele teenuseid kõiki läbi siis ühe platvormi. Ja üldeesmärk on lihtne, et võtame linna tagasi inimeste kasutusse. Ja nüüd ma vist rääkisin üle oma 5 minuti, aga ma annan siis sõna sulle tagasi, Triin. Pole üldse hullu sellest. Need ideed ja plaanid on kindlasti väga suured ja mul on hea meel näha, et tõesti ei tegeleta ainult justkui enda probleemi siis kustutamisega selles mõttes, et üritame teha sama palju head juurde, kui me teeme mingis mõttes ka siis oma keskkonnale halba, vaid mõeldakse ka teistpidi, et kuidas me juba algusest alates teeme asju niipidi, et need ka kurnaks vähem loodust ja keskkonda. Aga Evelin, nagu Sandra just selgitas, siis tegelikult suurettevõtete puhul ei saa me kindlasti üle ega ümber ärihuvist. Nii nagu näiteks tõukerataste puhul on kindlasti eesmärgiks ka laieneda uudesse riikidesse, linnadesse, siis see on täiesti loomulik, et meil on ühtepidi vajalik kasv ja teistpidi vajalik ka roheline mõtteviis järjest enam ja enam. Aga milliseid ettevõtteid või milliseid näiteid on näiteks SEB rakendanud? Tere, mina olen siis Evelin. Mina olen panganduses töötanud, ütleme nii 20 aastat ja jätkusuutliku panganduse teemaatikaga kokku puutunud circa 10 aastat sellest. Ja tegelikult ma mõtlesin, et ma
tooks või näitaks lihtsalt seda mastaapi, kui võtta ühte panka, et kuidas pank tegelikult siis saab kliimat kas positiivsemaks või neutraalsemaks keerata või siis nii-öelda pehmelt müksata neid ettevõtteid, kes on meie kliendid, et nad mõtleksid teadlikumalt ja teeksid otsuseid teadlikumalt. Et see tegelikult on selline lihtsalt illustreeriv slaid, et mitmes riigis on SEB siis koduturgudel olemas ja kus ta on siis kontorina esindatud lihtsalt näiteks. Aga me oleme pangas mõned aastad tagasi siis mõõtnud ära, mis on siis meie nii-öelda otsene mõju ja kaudne mõju. Et kui vaadata, ütleme siis SEB panka, et läbi mille siis tegelikult me saame seda mõju ja muutust tekitada, et siis tegelikult need on panga pakkumised klientidele. Et ja ütleme siis, kui need nüüd lahku lüüa, siis on, kuidas pank jätkusuutlikult finantseerib projekte ja kuidas pank siis jätkusuutlikult oma enda kätte siis usaldatud raha paigutab ehk finantseerib. Siin siis on võib-olla kõige lihtsam selgitada seda pensionifondidega, et SEB-l näiteks on circa kuskil 25% pensionirahast on investeerikesse fondidesse. Et see on siis tegelikult see mõju ja muutus, mida siis pank saab teha, et ta vaatab siis täpsemalt, kuhu ta oma raha paigutab, millised ettevõtted või fondide kogumite siis jätab kõrvale, et näidata siis oma suhtumist sellega, et pank ei ole huvitatud teatud äride toetamisest või finantseerimisest. Ja samamoodi on siis tegelikult ka laen, et kuhu pank siis oma laenud suunab. Ja tegelikult siis kuskil 3–5% on see mõju siis, kui Bolt ütleb nii kenasti, et kuidas nad oma seda jalajälge mõõdavad ja tahavad kliima positiivseks pöörata ennast, ütleme, et ka siis tegelikult läbi oma klientide, et siis me vaatame siin pangas, Eesti SEB-s siis töötab kuskil 1000 töötajat, et kuidas meie oma tegevuse saame siis neutraalseks pöörata ja nii-öelda nulli, mis aastal me siis nullis oleme oma süsiniku jalajäljega. Et siin me tegelikult siis analüüsime enda tegevuses, kui palju me vett kasutame. Siin vaadatakse serverite veekasutust, siis kuidas näiteks meie töötas nad kasutavad rohelist energiat. Võin öelda, et SEB ATM-id, sularaha automaadid on siis kõik tuule- ja päikeseenergial töötavad. Samamoodi 2020 aasta tegelikult näitas ära, et üle 50% meie nõustajad tegid videokohtumisi rohkem. See on jällegi siis süsiniku jalajälje kokkuhoid klientide poolt. Et siin on nagu hästi palju aspekte, aga see on siis tegelikult ainult 5% sellest 100%. Ja tahtsin lihtsalt illustreerivaks näiteks tuua siis ka ühe slaidi, et kuidas me siis pangana kõike seda jälgime ja vaatame, et siis me tahame olla siis see pank, kes ütleb, et on innovatiivne ja ettevõtlikele inimestele suunatud pank ja selleks me siis ka tegelikult teeme teadlikke toetustegevusi, harime oma kliente siis varajasest noorusest kuni küpseeani välja, et siia jääb siis junior achievement, ajujaht, kasvuprogramm ja erinevad sellised häkatonid ja erinevad võimalused siis ennast kas siis ärikliendina harida. Ja tegelikult, mis on oluline, et mida siis pank müüb, on siis usaldus, et siin on ka läbipaistev jätkusuutlik pangandus hästi oluline, et me tahame mõista oma kliendi äri ja teada, kes on siis täpselt meie klient. Ja nüüd, kui jällegi inimesed jälgivad meediat, siis sealt on hästi näha, et kõik pangad 2 viimast aastat, ütleme viimane aasta eriti aktiivselt on tulnud turule erinevate jätkusuutlike toodete ja teenustega. Et siin kõik tahavad pakkuda tegelikult siis tooted ja teenuseid, mis on läbi jätkusuutlikkuse prisma siis kliendile toodud, et meie võiksime siin
samamoodi tuua lihtsalt näite, et pakume rohelist liisingut, mis on siis eriliselt fokusseeritud elektriautodele. Siis on meil tulnud grupist nii-öelda roheline raha, mis on suunatud ainult suurettevõtete roheliste projektide toetuseks. Noored, kes on küsinud, et mis meie siis saame, et siis neil on tegelikult piloteerisime sel aastal siis pangakaarti, mis on siis tehtud ainult 12% plastikust. Et kuidas see kaart vastu võetakse, tagasiside on olnud väga hea. Plaan on siis tegelikult muuta oma tooted ja teenuseid veel rohkem kliimaneutraalseks või siis kliimapositiivseks. Ja siis see 4. osa ongi see, et meie oma igapäevast tegemist siin jälgime samamoodi, et kuidas seda süsiniku jalajälge siis vähendada teadlikumalt. Ja mis ma siis oskan öelda, et lõpetuseks, et läks juba edasi, aga tahtsin öelda seda, et olles nagu SEB panga klient, et tegelikult me aitame sul neid valikuid juba siin teha, et me oleme mõelnud mitu aastat, circa kuskil 10 aastat, et kuidas järjest jätkusuutlikumaks muutuda ja ma arvan, et see on selline kiire ülevaade, et võib-olla pärast diskussiooni käigus saame natuke seda teemat rohkem avada, aga ma arvan, et ma annan siit üle Pagerile praegu. Kindlasti, mul on juba paar küsimust Varnas roheäride toetamise poolest, mis ma usun, et läheb kindlasti korda nii paljudele alustavatele kui ka juba tegevatele ettevõtetele. Rudolf, tõesti, sõna sulle. Pageri puhul, kui me räägime sellest, et meil on võib-olla suurettevõtted, kes ennast sisemiselt muudavad, siis teie pakute tegelikult olemasolevale süsteemile alternatiivset lahendust, mis muudaks selle nii-öelda kogu trükisektori või trükiäri natuke jätkusuutlikumaks. Ma ei tea, mida oleks arvanud Gutenberg Pageri lahendusest? Ja, tervist. Ma arvan, et tal oli see kindlasti ka mõttes, et ma arvan, siis kasutati materjali üsna efektiivselt, kuna materjali hind oli suhteliselt kallis. Aga ja, mina olen Rudolf Pageri asutaja ja kes ei tea Pagerist, siis ma annan hästi kiirelt ülevaate. Ja mis on just nagu Pageri puhul või nagu tihtipeale, et kui tegemist on nagu jätkusuutliku ettevõtte või üldse algatusega, siis tihtipeale on see, et kulud suurenevad. Eks me mõtleme, et kui on roheline toode, ökotoode, mahetoode, mis iganes, kas või roheline energia, tavaliselt tuleb rohkem maksta selle eest. Meie Pageris oleme leitud sellise viisi, kus on võimalik raha säästa nii trükikoja poole pealt kui ka siis nii-öelda kliendi poole pealt ja samal ajal teha rohelisi valikuid, et minu meelest selline hästi huvitav match või nagu value proposition või väärtuspakkumine siis ettevõtete jaoks. Ma hästi kiirelt seletan, mis asi Pager üldse on, et kõik enam-vähem teaksid. Ma ise olen trükkindusega kokku puutunud juba üle 9 aasta oma kirjastusega, ehk siis tellid kogu aeg trükiseid. Ja mina ei teadnud kunagi seda, olles trükiste klient, et umbes 7–15% sellest, mis mina kätte saan, sinna lisandus veel paberit, mis jäi kasutamata, mis lõigati ära, visati ära. Minule kunagi trükikoda seda ei öelnud, et näed, seal on nii palju materjali veel, et äkki sul on mingid ideid, on sul mingid tooted, mis sa saad sinna juurde panna. Üks hetk, kui me rääkisime ühe suure Eesti trükikojaga koostöövõimalusi, siis tema rääkis, et neil on selline probleem, et nemad viskavad umbes 200 000 euro väärtuses paberit iga aasta ära, sest et ei ole ühtegi sobivat tellimust sinna panna. Ja mis Pager teeb, on see, et meie aitame trükikodadel kasutada igat millimeetrit paberist eesmärgipäraselt. Ehk siis, kui trükikojas on sellised suured trükiplaadid, või siis trükivoognad, kuhu peale trükitakse, sinna lähevad erinevate klientide disainid peale, siis sellest keskmiselt siis 7–15% jääb valgeks, seal ei ole ühtegi tellimust peal. Ja mis meie teeme on see, et me aitame leida sobivaid tellimusi sinna, et need alad ära katta. Ja sama tootmise siis tsükliga, ehk siis ettevalmistuse käigus juba need lisada juurde, et materjal kasutatakse võimalikult efektiivselt ära. Ja täna me oleme natukene oma äriplaanis ka muutnud oma toimimisviisi selles mõttes, et me anname need tööriistad trükikodadele ükskõik kus maailmas, et nad saaksid alustada üldse müümist,
et müüa online'is siis tooteid sinna ülejäägi peale. 2, et nad saavad võimalikult efektiivselt need Wognas ära paigutada, et nad teavad, et mis tellimus sobib kõige paremini. Ja 3, et nad suudavad ette ennustada, et mis mahtu, missugust paberit, mis suurustes neil pidevalt jääb üle ja selle põhjal siis luua tooteid, mida kliendid tahavad ja müüa siis kas siis läbi Pageri võrgustiku või enda klientidele. Et minu meelest see on üks teema, niisugune nagu varjatud teema olnud, et sellist materjali läheb üle ja kliendid ja trükise tellijad täna seda väga hästi ei tea, aga igapäevaselt seda raisku läheb ja ainuüksi, kui vaadata Eestis, siis see on kuskil 20 miljonit eurot väärtuses paberit iga aasta jääb üle. Nii et siin ka nagu kõikidele vaatajatele või seminaris osalejatele, et kui teil on vähegi mõtteid, mis selle paberiga peale hakata, siis nagu meie oleme ka väga avatud igasugustele muudele ägedatele mõtetele, et selline väikene sissejuhatus, mis on Pager, mis meie teeme. See on kindlasti üks hea lähtekoht ka selleks, kui me räägime üldsegi ringmajanduse erinevatest põhimõtetest, et kas seda ülejäänud paberit sorteeritakse mõistlikult, kuhu see jõuab edasi, mida sellega tehakse ja loodetavasti ei lõpeta see paber mustas prügikotis kusagil prügimäel. Nii et, aga see on kindlasti juba omaette teema edaspidiseks. Marilyn, me ei ole veel rääkinud sinuga ja minu arust on mündi puhul üks kõige ägedam asi see, et kui eelmisel aastal Startup Day'l küsis üks esineja laval publikult, millal nad viimati tõsiselt mõtlesid, millist hambapastat osta, siis üks mõtetest oli kindlasti mul see, et jah, ma võin küll poes seda hambapastat endale erinevat valida, aga sisuliselt on need kõik tuubis. Ja mida teie olete teinud, teil on hoopis hambapastatabletid, nii et selline roheline alternatiiv, ma arvan, võiks selle mõtte tuua paljude inimesteni. Kuidas sa selleni üldse jõudsid? Ja, tere, mina olen Marilyn Berg, ma olen 19-aastane Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane ja siis samuti ka Münt Eesti üks asutajatest. Ja meie, nagu sa juba ütlesid, viime siis hammaste pesu uuele tasemele, tootes täislooduslikke hambapesutablette. Väga hea küsimus, et tegelikult ideeni jõudsime me täpselt aasta tagasi, kui 4 entusiastlikku noort tahtsid teha õpilasfirmat. Ja kuna me ise oleme noored ja ringi liikuvad, siis me mõtlesime, et peab olema mingi lihtsam viis, kuidas hambapastat kaasas kanda. Noh, kas või lennukiga reisides. Ja siis me tulimegi selle peale, et tablettide kujul võiks see ju palju lihtsam olla. Aga üsna ruttu saime me tegelikult aru, et meie tegevusel on palju suurem eesmärk kui lihtsalt hammastepesu mugavamaks muutmine ja see on just nimelt see keskkonnasõbralikkuse pool. Ehk siis siit me jõuamegi probleemini, et iga aasta visatakse ära üle 1 miljardi hambapastatuubi, mis kõik lõpetavad kas kuskil maailmameres või prügimägedel. Ja 3 aastaga see tegelikult kogu Eesti suuruse pindala, mis on kaetud plastikuga, mis võiks olla üsna mõtlema panev. Ja samuti iga hammastepesu neelab inimene alla keskmiselt 6% sellest hambapastast, mis ta suhu siis satub. Ja tegelikult on traditsiooniline hambapasta täis igasuguseid vängeid kemikaale, mida kasutatakse seal vaid siis säilimise, maitse ja vedela kuju hoidmiseks. Ja meie Mindis mõtlesime, et tegevus, mida sa teed tegelikult iga päev, 2 korda ja nii kogu elu võiks olla kasulik nii sulle kui ka planeedile Maa. Ja seetõttu me hakkasimegi tootma hammastepesutablette, mida me siis hoiustame klaaspurkides, mis on täielikult lõpmatult ümber töödeldav materjal. Ja kemikaale täis koostise asendasime me 100% naturaalsega, ehk siis jättes alles ainult kõik ained, mida sul on siis suuhügieniks vaja ja mitte ükski neist ei ole sünteetiline. Aga siis me saime aru, et tegelikult annab asja teha veel saastavabamaks ja me panime tööle subscriptionite süsteemi, mis käib täpselt niimoodi, et kui klient tellib püsitellimuse, siis algselt saadame me talle 1 suure purgi hambapesutablette, aga iga 3 kuu tagant me mitte ei saada talle uut purki, vaid nüüd juba taastäite biolagunevas paberkotis ja selle otse siis postkasti regulaarpostiga. Ehk siis klient saab ise oma purgi uuesti täita ja mitte ühtegi lisapakendit enam kaasa ei võeta. Ja tänaseks me siis oleme välja arvutanud, et mündi hammastepesuga
on 2 aasta lõikes siis inimese ökoloogiline jalajälg 98% väiksem kui tavaliselt hambaid pestes siis hambapastaga. Ja sinna sisse on arvestatud ka siis just tootmisprotsess, tarnimine ja ka refillide süsteem. Aga nagu juba jutuks tuli, siis et meie mündiga panime ilmselgelt alguses kohe paika oma põhiväärtused, millest üks oligi just nimelt sustainability ehk jätkusuutlikkus. Ja see on just seesama väärtus, millest me oleme ka kõigis otsustes siiamaani lähtunud. Et väga meeldiv on vaadata, et siin on ka pager, et meie näiteks oleme pageriga kokku puutunud niimoodi, et kõik pakendisildid, mis meie toodetel on tellitud just nimelt nende käest, sest et meie arvates on nemad kõige keskkonnasõbralikum ettevõte trükisektoris, et kuna nad trükivad just jääkidele. Ja samuti oleme me näiteks teinud koostööd ka SEB-ga, promodes täpselt seda sama maisikukaarti noortele, mille kohta meie oleme ka samuti väga palju head tagasisidet kuulnud. Ja võib-olla mündist veel nii palju, et tänaseks oleme me siis müügil kõigis biomarketi kauplustes üle Eesti ja päästnud nii-öelda üle 2000 hambapasta tuubi äraviskamisest. Ja ühesõnaga meie jälgimegi siis printsiipi, et väikeste muutustega üheskoos suurte võitudeni ja miks mitte alustada jätkusuutlikku eluviisi just hammastepesu muutmisega. Et väike sissevaatus. Aitäh! Aitäh! No selles mõttes te olete tabanud naelapea pihta, sest see on tõesti asi, mida me teeme, ma arvan, järjest rohkem ja rohkem ka üle maailma 2 korda päevas, iga päev. Mõned inimesed kindlasti isegi rohkem, nii et on täiesti vajalik, et ka sinna valdkonda tuleks rohepööre sisse. Aitäh kõigile selle sissejuhatuse eest veel kord. Muideks meie rohepöörde arutelu, kes ei tea, on juhuslikult sattunud samale päevale, mil seda sama teemat arutati Riigikogus, nii et täna hommikul alustasid emad, meie võtame vist jutujärje üle, mul on tunne, et on tõeline rohepöörde päev. Kui nemad esitasid oma ülesande püstituse selliselt, et kas rohepööre on väljakutse või võimalus, siis mina küsiksin nii, et milles seisneb rohelise suuna või rohelipöörde väärtus ettevõtte jaoks? Rudolf, te olete öelnud, et te tahate pageriga päästa 200 000 puud näiteks. Nii, et selles mõttes, et minu meelest praeguses seisus noorte ettevõtjate seas, ja ma olen hästi palju ka õpilasfirmadega kokku puutunud ja kuulnud neid ideid, et see ütleme, alustava ettevõtte või eriti noorte seas on see nagu, et see ei ole mingi valik, et kas sa teed rohelise optsiooniga või mitte, või mõtled jätkusuutlikult või mitte, või see nagu must, et sellest ei saagi enam nagu mööda vaadata, et see on nagu kõikidel nagu nii, see on nii nagu põhiväärtus, et sa ei saagi nagu muud moodi oma projekti alustada ja meie jaoks samamoodi, et minu meelest see on kindlasti meeletu võimalus ja järjest rohkem ongi see way to do, et seal ei ole alternatiiv, et sa pead tegelikult ju mõtlema looduse peale ja sellele, kuidas sa mida teed võimalikult ka siis maailma mastaabis, et see teeks ka loodusele head. Evelin ja Sandra, võib-olla teie poolt siis ma küsiksin niipidi, et te natukene juba puudutasite seda teemat ka, aga kui me räägime muutuste juhtimisest ja muudatuste juhtimisest täna suuremas ettevõttes, siis kas selline jätkusuutlik põhimõte võetakse juba vaikimisi arvesse? Kumb alustab? Evelin, kas sa tahad alustada? Jaa, mõtlesin, et ma lihtsalt ütleks pagerile juurde, et ma tegelikult ise ütlesin ka niimoodi, et noored tahtsid pensionifonde just, et oleks jätkusuutlikud või nad tahtsid teada, kuhu nende raha investeeritakse. Siis tegelikult peaks ikkagi, ma võin juba väita küll, et see ei ole noorte teema. Et olenemata su vanusest on see jätkusuutlikkus oluline. See on, võiks öelda niimoodi, et see ei ole nii, et mu lapsed saaksid kestlikku elu siis. Et see ei ole nii, et see elu muutub meil 3 või 5 aasta pärast, kui me midagi, et siin ja praegu tuleb nagu muutus teha. Ja tegelikult, kui ma mõtlesin meie panga peale, oma kolleegide peale, siis võiks öelda lausa, et meil on 3-4 põlvkonda juba pangas tööl
ja kõik tegelikult peavad seda teemat oluliseks. Sisemiselt väga palju öeldakse, et me tahaksime teha seda või toda või kes tahab seal finantskirjaoskust vabatahtlikult jagada, kes tahab prügi sorteerida, kes ütleb, et pangakontorites peab olema 100% paberivaba teenindus, et neid initsiatiive või neid ootusi, mis altpoolt üles tulevad, et neid on palju ja see on äge, et nendega arvestatakse ja võimalusel ka kohe kiirelt reageeritakse. Ja pigem on see võimalus. Ja mina olen ise väitnud seda, et kui sa ei ole jätkusuutliku mõtteviisiga ettevõte, siin tegelikult varsti lihtsalt ei ole olemas, sest kliente, kes seda väga oluliseks peavad või ütleme, nende väärtused on sarnased. Ühesõnaga, kui sa ei ole jätkusuutlik või sa ei pea seda oluliseks, siis sul varsti pole kliente. Et need, kes täna ütlevad, et see ei ole oluline, et siis nad tegelikult ei saa täpselt aru, mis toimub. Ütleme, et see 2019 tegelikult on olnud ja ka 2020 head näited ilma mõttes, et mis on toimunud suured metsapõlengud või tormid, vihmasajud, uputused, et see kõik näitab tegelikult ära, et kuhu me liigume, kui me midagi ette ei võta. Ja tegelikult, nagu ütlesin, et pank kui suur kontsern saab väga palju ära teha, et seda trendi mõjutada. Evelin, meil on publiku seast küsimus veel siia teemaga sobivalt juurde, et kas pangateenuste hinnad, näiteks laenuintressid võiks olla samamoodi sõltuvuses kliendi või ettevõtte keskkonnamõjust või, mis oli minu endal mõttes enne, kui sa mainisid samamoodi neid erinevaid nii-öelda siis rohelisele suunale mõtlevaid teenuseid, siis kas näiteks laenu saamine pangast on lihtsam vaikimisi juba, kui ettevõte tegutseb selliseid jätkusuutlikuid printsiipe arvesse võttes? Väga hea küsimus. Tegelikult just ettevõtete suunal SEB on teinud aastaid jätkusuutlikke vestlusi klientidega. Aastas korra käiakse kliendi juures ja tegelikult kaardistatakse ära tema see jätkusuutlikkuse mõtteviis siis, et algselt oli see sel moel, et kuidas ta panustab töötajatesse, kas töötajate jaoks on olemas sellised paketid, et nad tunneksid ennast motiveeritud, kas neid koolitatakse, kas nendest hoolitakse, kas nende puhkus on piisav nende jaoks, et see kohe näitab ära seda, et kui jätkusuutlik see ettevõte on. Samamoodi tooted-teenused, kus ta ostab tooraine, mil moel ta seda toodet valmistab, kas ta hoolib sellest keskkonnast, külast, kogukonnast, kuidas ta sinna kogukonda teistpidi jälle tagasi paneb, et see on oluline. Ja samamoodi siis vaadatakse siin seda kliendi profiili ja sealt nüüd hiljuti just ka Ärilehes oli üks artikkel, kus just viidati sellele, et tulevikus kindlasti see hakkab seda raha hinda mõjutama ja sarnased plaanid ja mõtted on ka erakliendi suunal, kus tegelikult on välja tulemas ka kodulaen sel moel, et vaadata just, et milliseid objekte me finantseerime ka erakliendi siis vaatest ja sealt tuleb siis ka võib-olla see laenu intress soodsam. Et jah, et mõtted on sellised ja jällegi võimalus aidata ka kliendile otsust teha. Ühtepidi seda suunda veab näiteks juba KredEx, kes pakub erinevad soodustus ka nendele, kellel on siis maja energiatase kas B või A klassi oma, nii et kindlasti sellised sammud, ma usun, on tervitatud ka pangatussektorist. Sandra, sinul jäi enne vastamata. Kas rohepööre on siis hoopiski väärtus, võimalus, väljakutse või midagi muud? Ma selles mõttes kindlasti nõustun kõigi eelrääkijatega, et ma arvan, et täna me ei saa enam öelda, et meie ettevõtted on olemas, kui me ei keskendu kestlikkuse teemadele. Et nagu ma mainisin ka, et kui Bolt juba 2013 aastal loodi, siis oligi üks mõtetest, et meil oleks jagatud transpordivõimalused ja me liigume järjest rohkem selles suunas. Aga lihtsalt nagu selleks negatiivseks kaalukausiks ja kõrvale ma korraks tooks nagu huvitava user survey, mis me tegime nüüd juba aasta aega tagasi, nii et nagu Evelin ütles, et see aasta kõikide nende looduskatastroofidega või sellega, et november oli jälle mõõdeti maailma kõige soojem november üldse kunagi on ja, et nüüd peaks võib-olla uuesti selle survey tegema.
aga et kui me küsisime siis 6 Euroopa riigis, kus me tegutseme, küsisime umbes aasta aega tagasi, et kui oleks võimalik kasutada jätkusuutlikumat transporti, kas te siis kasutaksite seda, siis muidugi ütles 90% inimestest, et nad teeksid seda. Ja siis, kui me küsisime, et kui see maksab natuke rohkem, kas te siis kasutaksite, ja siis ütles jälle 90%, et nad ei kasutaks seda. Et täna nagu transpordi vallas me näeme seda, et inimesed on hästi ikkagi nagu hinnale orienteerunud. Kui sa kasutadki võib-olla Bolti sarnaseid teenuseid oma igapäevasõitudeks, siis sa kasutadki seda, mis on kõige soodsam. Ja meie nagu otsus ettevõtte sees on olnud, et meie ei pane kliendile seda nii-öelda hinnakoormust, et kõik, mis me teeme jätkusuutlikkuse roheteemadel, kõik me teeme iseenda nii-öelda äri arendamise arvelt, et mitte siis kliendi rahakoti arvelt. Aga täna ongi väga raske, et ma mainisin, et meil on 1 miljon juhti maailmas, kes sõidavad kõik enda autodega. Elektriautode hinnad on täna niivõrd kallid tänu akude hinnale ja see progress on toimunud viimase 10 aasta jooksul päris kardinaalselt, aga et ta ikkagi ei ole seal maal, et näiteks elektriauto suudaks konkureerida tavaautoga hinnaklassis. Küll aga suudavad näiteks hübriidautod, eriti mis on siis nii-öelda teise ringi hübriidautod, et väga huvitaval kombel nagu Vilniuses on põhimõtteliselt kogu meie taksopargist pool on hübriidautod, nad on teise ringi Toyota Priused, juhid kasutavad neid, sest need on nende enda jaoks ka säästlikumad, aga see ongi pigem säästlikkuse põhimõttest nagu tingitud, mitte siis kestlikkuse põhimõttest. Et meie ettevõtte sees näeme, et meil tuleb CEO tasandilt, inimeste tasandilt, see initsiatiiv on olemas, jah, me peame olema jätkusuutlikumad, kestlikumad, me peame pakkuma alternatiivseid keskkonnasõbralikumaid transpordivahendeid, aga me võib-olla näeme, et meie kasutaja ei ole sellele veel päris järgi jõudnud. Mis on ka võib-olla meie tegemata töö mingil määral, me peaks rohkem teadlikkust tõstma selles osas, meil tuleb väga lahe aastalõpukampaania, hoidke selle silma peal, aga ja, et võib-olla nagu kasutajate suunas on vaja veel teha tööd, et nad saaks ka aru ja see ongi see koht, kus me tahame linnadega koostööd teha, et kuidas me nüüd näiteks Tallinna linnaga teeme inimestele selgeks, et tule tööle ühistranspordi ja tõuksi kombinatsiooniga, mitte isikliku autoga kesklinna. Et juba see oleks näiteks väga suur võit keskkonnale ja inimese jalajäljele. Et tükk tööd on veel teha. Ma arvan, et me räägime siin nagu laiemas pildis ka sellise pitsa või prääniku meetodist, et ühtepidi me võime öelda, et nii-öelda präänik oleks just kui see, et sul on kesklinnas vähem ummikuid, aga teistpidi pits on see, kui ühel hetkel otsustatakse, et terve see kesklinn pandaks kinni. Vastupidi, või siis kõrvutada siia juurde ka panganduse näide. Evelini puhul kindlasti pits on see, kui nii-öelda teenuste pakkujad peavadki maksma mingil määral lihtsalt rohkem ja boonus on see, kui saadakse sealt juurde mingit kasu ja me saame seda näidet laiendada tegelikult kõikidele erinevatele valdkondadele. Aga kui me räägime siin sellistest suurtest muutuste juhtimises, siis kas see peaks, kuna siin on seotud lihtsalt erinevad valdkonnad, me rääkisime siin linnast, me rääkisime siin riigi tasandist, siis kas see peab olema ka nende poolt kuidagi motiveeritud? Kuidagi toetatud või see peab olema nii-öelda pitsa meetodil rakendatud? Kui see küsimus on suunatud mulle, siis jaa, et selles mõttes, et tegime just hiljuti kaardistuse, kus näiteks Euroopa riigid toetavad elektriautode ostmist. Et pank näiteks toetab soodsama liisinguga, aga kus ka on elektriautode soetamiseks riigi poolt mingisugused toetused ette nähtud. Eestis siis eelmisel aastal KIK, Keskkonnainvesteeringute Keskus, toetas ühe elektriauto ostmist 5000 euroga ja see fond või rahapott sai otsa 4 tunniga. Sest et muidugi ongi limiteeritud ressursid, aga see näitas õnneks, et huvi on hästi suur. Aga Euroopas siis kõige suuremaid toetusi pakub elektriautodele näiteks 7-8 tuhat eurot auto kohta on Prantsusmaal, mõningates riikides on 2-3 tuhat eurot, et Eestis on selline ilus kuldne keskne 5 tuhat eurot, mis on kindlasti väga väärtuslik toetus. Aga see on üks meede, et kindlasti, kui me räägime selleks, et elektriautod saaksid tulla, siis me ka ettevõttes arutame, et see on jälle see muna-kana küsimus, kas enne peaks tulema laadimisinfrastruktuur või enne peaks tulema elektriautod. Sest täna seda laadimisinfrat tekib, aga seda ei ole piisavalt. Näiteks Bolti puhul, kui meie juhtidel on ikkagi kõige tähtsam see, mitu sõitu nad järjest saavad vastu võtta, kui näiteks on keskmise kiirusega laadijad, mitte siis need ultrakiired laadijad, mis tähendab, et kui juht peaks auto laadimiseks veetma pool tundi, siis tema jaoks on pool tundi teenimata tulu. Et täna nagu see tähendabki meie arvelt jälle, et meil on raske
jällegi neid elektriautosid tutvustada, kui see ei ole juhtidele mugavam. Et linna poolt, riigi poolt kindlasti mingid toetused peaks olema, aga ma arvan, et need peavadki olema läbi räägitud transpordiettevõtetega, kasutajatega, et mis see konkreetne huvi on ja mis see asi on, mis oleks vaja ära teha. Ja kindlasti, mida sa välja tõid ka, et ühes või teises aspektis me ei saa lihtsalt üle ega ümber mingil määral ka hinnastamisest. Ja sellise nii-öelda rohelise alternatiivi leidmine siin on üks väga suur koht ja ongi see just, kuidas seda hinnastatakse. Küsimus Rudolfile ja Marilinile. Marilin, võib-olla sinu puhul on väga lihtne arvestada, kuna see on selline lihtne toode, millest kõik saavad väga hästi aru. Hambapesutabletid versus tavaline hambapasta. Kui palju teil on praegu arutelu selle üle või ka tootmises tegelikult reaalselt probleemi selle üle, et asi, mida te müüte, oleks võrdväärne või väga konkurentsivõimeline olemasolevate pakkumistega, ehk siis näiteks tavalise hambapastaga? Ja kui lihtne on seda saavutada? Et ilmselgelt see on see suund, kuhu me liigume, et inimene ei mõtleks mitte kordagi, kuna ta saab nii-öelda keskkonnasõbralikuma toote sama hinna eest kui traditsioonilise hambapasta. Hetkel see veel nii ei ole, aga samal ajal nüüd see meie klient tegelikult, et kui me nüüd rääkisime siin autodest, et inimesed ei ole nõus maksma rohkem keskkonnasõbraliku toote eest võib-olla, siis meie klient on sellele vastupidine, et praeguselt 2000 müüdud toote peal me oleme näinud, et hind ei ole see, mille pärast ta jätaks meie toote ostmata. Kui me nüüd toome võrdluseks võib-olla, siis tegelikult meie toode ei ole kallim kui ökoloogilised hambapastad. Et kui me võtame hambapasta, mis on täiesti loodusliku koostisega, aga siiski plastiktuubis, siis tegelikult see hinnaklass jääb ikkagi samaks kui meie toode. Aga samal ajal ilmselgelt kui me nüüd võrdleme Colgate'iga, siis tõenäoliselt nii madalasse hinnaklassi me ei jõua veel niipea. Ja siin on kindlasti suur osa ka selles, et mis meil on reaalselt tootmismahud, kui kaua on ettevõte olnud turul ja nii edasi. Rudolf, Pageri puhul on võib-olla küsimus isegi kahepidine. Ühtepidi te peaksite tooma lisaväärtust ja ressursisäästlikkust erinevatele trükitööstuse ettevõtetele. Teistpidi ka Pager on ettevõte, mis peaks teenima kasumit. Kuidas siin saavutada tasakaal? Meil on selles mõttes selline ärimudelisse sisse kirjutatud see, et kõik võidavad ja loodus võidab ka. Et selles mõttes me oleme nagu sellises unikaalses positsioonis, sest et praegu, kui trükikoda ära viskab selle 7% materjalist, siis see on talle nagu miinus. Et ta annab selle keskkonnafirmale, see läheb taaskasutuse, tehakse uus paber, ta saab sellest väga vähe, ta saab sellest ostuhinnast mingi kuskil 5–10% ainult siis tagasi sellelt jäätmekäitlusfirmalt, kui ta müüb selle nii-öelda edasi ringlusesse. Et kõik, mis ta rohkem teenib, on puhas võit. Ainus nagu peamine küsimus ja mida me oleme rakistanud hästi palju on see, et see protsess trükikoja enda jaoks peab olema lihtne. Temal ei ole neid lisakulusid, et miks täna praegu trükikojad väga ei saa teha, võimalikult palju ära täita on lihtsalt see, et neil ei ole sellist protsessi ja neil käsitsi hakata leida õiget tellimust õigeks ajaks, kuna tähtajad on hästi olulised trükikojas ka. On lihtsalt nii palju kallim, et neil on täna odavam ära visata. Aga automaatse protsessi puhul, kus on võimalik seda ette prediktida, on piisavalt hulk selliseid sobivaid tellimusi ootel, siis ta saab põhimõtteliselt trükikoda puhast kasumit. Ja teiselt poolt kliendid saavad hinnavõitu, et kliendid saavad osta seda trükist kuni 4 korda soodsama hinnaga, sõltuvalt siis toote tüübist ja tiraažist, kui siis tavalise trüki puhul. Ta ainus, nagu, mis on võib-olla selle kliendi või trükikliendi puhul selline nagu miinus on see, et peab kauem ootama. Et hetkel peab, et need trükitähtajad ei ole nii kiired kui tavalise trükikoja jooksul, sest seda vaba ressurssi me veel liiga hästi ei suuda ette prognoosida. Et see on selline nagu meie selline võtmekoht. Aga meil on õnneks selles mõttes, meil ei ole kallim sellepärast, et on nii-öelda rohelisem. Mis see reaalne võrdluskoht siin on? Kui me näiteks tellin endale 500 visiitkaarti, siis ma eeldan, et ma saan selle kätte 1-2 päeva jooksul. Kui palju ma peaksin ootama seda läbi Pageri tellides? Meil täna kõige levinum see
tarneaeg, mida valitakse, meil on see võimalik valida, et kui sa tahad järgmiseks päevaks, siis sa maksad lihtsalt rohkem. Et siis sa lähed prioriteedilistist ettepoole. Kõige klassikaline, mida tellitakse, on 1 nädal. Et selline nädalatarne on kõige levinum ja seal on sul hinnavõit ka sellise tellimuse puhul tublisti 50% või isegi rohkem. Meil on Pagerile küsimus ka publiku seast, võtan siia ühe vahele, et üks koht, kas paberit ei jõusta digitaalsed vahendid? See on hästi selline levinud küsimus. Loomulikult selles mõttes, et mingites sektorites eriti ongi samad näiteks visiitkaardid, see on vähenev trend või niisugused reklaamtrükised, tavalised flyierid on vähenev tendents. Teiselt poolt väga palju suureneb pakendi ja etikettide segment. Tehakse järjest rohkem siis plastiku asemel paberpakendeid, paberetikette, e-kaubanduse tõttu saadetakse pakendeid, millel on tihtipeale palju trükiseid kaasas, et seal on kasv on väga suur, et kokkuvõttes see trükiturg on enam-vähem stabiilne, natukene kahaneb viimase 50 aasta jooksul olnud. Et jah, et see on muutuses, see on palju muutuses ja ongi, et mingites sektorites väheneb päris palju. Ma usun, et see nii ongi ja kui lihtsalt kultuurilistes eripäradus on väga palju selles valdkonnas kindlasti kinni. Kui me vaatame ka rahvusvahelist tasandit, siis tegelikult me ei ole täna veel maininud selliseid asju nagu SDG-d ehk kestliku arengu eesmärgid ja see on võib-olla üks lähtekoht, kust kõik viimase aja ja viimaste aastate sellised rohemuudatused on otseselt pärit. Ühtepidi meil on Pariisi kliimakokkulepe, teistpidi me peaksime selliste muudatustega tegelema päriselt iga päev elus, sest et nagu Sandra enne mainis, see aasta november oli meil vaieldamatult kõige kuumem november maailma ajaloos. Ja ma usun, et valgetest jõuludest on puudust tundnud mitte ainult meie, vaid ka väga paljud teised eestlased ja siin Põhjamaa rahvad. Kui me räägime sellest, et SDG-d ehk siis need kestliku arengu eesmärgid me peaks praegu saavutama 2030. aastaks, mis tähendab praegu 10-aastast nii-öelda ajaraami, siis mis on need asjad, mida me peaksime saavutama selle ajaga ära? Evelin, Sandra, võib-olla teie poolt on lihtsam alustada, kuna teil on ka ettevõttes pikem ajalugu juba olemas ja sellist 10 aasta perspektiivi on ehk lihtsam mõõta. Ma tegelikult tahtsin natukene täiendada seda piitsa ja prääniku teemat. Et tegelikult ma arvan, et ei pea seda piitsa andma. Pigem nagu teadlikkust tõstma. Just nagu jällegi panga vaates on see, et mida klient tahab. Kohe mündiga on võrdluse sein, et kui inimene läheb hambaarstile, et mida ta eeldab, mida see hambaarst temaga teeb. Vaatab tambad üle, eks ju, et tambad oleks terved. Samamoodi, kui klient tuleb panka, mida ta pangast tahab. Ta tahab head nõu ja raha saada. Et siin on ka hea võimalus tegelikult siis nagu harida oma klienti. Ja kõik algabki sellest, et kui me ütleme, et inimesed ei saa aru, et see jätkusuutlikkus on oluline, et siis võib-olla me peamegi vaatama endale siis peeglisse või otsa, et mõtlema, et mis me tegemata oleme jätnud, et klient nii arvab, et siin tegelikult ongi see, et pank ja see nõu, mida me anname, peab olema selline lihtsasti mõistetav, et ta tegelikult saab aru, et kus see mõju ja muutus hakkab. Et tegelikult rääkides ka siin kasust, et tegelikult ju pangal on suur kasu sees, et see klient saaks järjest targemaks. Et mida väiksemast peale ta tegelikult on ära haritud, kas siis koolihariduse või panga poolt, kas siis finantskirjaoskuse teemal või siis nagu globaalsematel teemadel, seda jätkusuutlikum klient ta ju tegelikult ka panga jaoks on ja pikas perspektiivis, kas ta saab siis eraklient või äriklient pangale, kes oskab kaasa mõelda nendes teemades või trendides, et seda jätkusuutlikum ta on pangale ja samas ka lojaalsem, kuna me oleme temaga selle nagu teekonna kaasas käinud. Aga nüüd rääkides nendest säästva arengu eesmärkidest, need on olulised. Samamoodi nagu ma ütlesin, et me mõõdame enda jalajälge, just et kas meil on see küte taastuv, kas meil on ATM-ides roheline energia, kas me pakume paberivaba teenindust pangakontorites, et me ei peaks seadus käseb meil iga kliendi toiminguga anda kaasa paber
et me seda paberit ei peaks andma, et kõik asjad, mis pangas korda aetakse, saaks digitaalselt allkirjastatud. Et nagu see, et CO2 jalajälg oleks mõõdetud ja samamoodi siis ka meie kliendisektoriti võtame ette ja mõõdame nende seda CO2 jalajälge, kus me näeme, et see on nii-öelda punases. Eks me siis kliendiga koos arutame, et mis on tema järgmise 3 või 5 aasta sellised tegevused, et kuidas ta plaanib seda CO2 jalajälge hakata vähendama. Ja siin siis klient pakub välja oma strateegia ja järgmisel aastal või 2 pärast vaatame siis üle, et kas need asjad on siis realiseerunud. Et niimoodi samm-sammult me koos kliendiga siis need asjad üle vaatame. Ja ma arvan, et kliendid ongi tänulikud, kui me tegelikult seda nõu neile anname, sest tihti on see, et kas neil puudub endal võimekus, teadlikkus, ütleme, et neil ei ole võimalik väikeettevõtjatel kaasata selliseid spetsialiste, kes oskaks nendel teemadel kaasa rääkida või CO2 mõõta. Et siis nad on väga tänulikud, et pank nagu pakub sellist tuge neile. Et tihti on nii, et ettevõte on positiivne selles osas, et seda jalajälge vähendada, aga ta lihtsalt puudub teadmine, kuidas seda ise teha. Küsimus ka publiku sealt, mida sa enne mainisid. Kuidas on tagatud, et pangaautomaat on varustatud taastuvenergiaga, mitte põlevkivist toodetud energiaga? See on jällegi nii, et kus meie ATM-id asuvad, kas need ettevõtted kasutavad seda rohelist energiat. Et siin ongi see, et ma ütlesin ka, et 90% meie energiast on taastuv ehk roheline, siis 10% on veel selliseid kohti, kus me oleme nii-öelda rendipindadel ja me ei saa tagada, et seal on see roheline energia. Et sellepärast me ei saa öelda, et me oleme 100% rohelise energia tarbijad, aga need kohad, kus meil on ATM-id, et seal enamjaolt on meil roheline energia. Ma võin sulle nipi anda, Evelin. Meil on sama mure, et me enamasti või põhimõtteliselt kõik meie pinnad on rendipinnad, tõuksid ja laod, kõik kontorid ja me saime ka aru, et kui me ei suuda veenda siis nii-öelda üürilandjat elektripaketti vahetama roheliseks, siis me saame otse minna ise elektritootja juurde ja me kompenseerime sisuliselt oma seda tavaelektri kasutust, sellega otse energiateenuse pakkujalt ostame siis roheenergiat. Et tänaseks me oleme Eesti Energiaga seda juba teinud, nii et soovitan soojalt. Selge, võtan selle tipi vastu. Ja siis kas ma jätkan STG-de teemal, Triin? Kas ta friisis? Tundub, et Triin friisis, aga jätka. Okay. Ma siis jätkan. Et kui meie nüüd hakkasime ka seda sustainability strateegiat koostama, siis me otsustasime ka, et oleks mõistlik võtta ikkagi need ÜRO STG-d endale siis nii-öelda alustaladeks. Ja meie tegevusi arvestades on väga loogiline siis toetuda sellele Sustainable Citizen Communities ehk et siis STG number 11 ja Climate Action STG 13, aga nagu ma eelnevalt mainisin, et siis me tahaks ka nagu selle sotsiaalse dimensiooni sinna juurde võtta või kaalusimegi pikalt, et nii palju asju oleks, mis me tehaks saaks, et Boltil on 1700 töötajat üle maailma, pool meie ärist on Aafrika riikides, Eesti on tuntud kui väga suure palgalõhega meeste ja naiste vahel riik näiteks, et kas siis võttagi näiteks mingi STG, mis on gender equality või sarnane, aga me siis valisime selle STG 4 quality education. Ja meil pigem, et kui vaadata täna nagu industry näiteid, kui me vaatame Microsofti või Facebooki või Apple'it, et kõik on pannud eesmärgiks 2030 aasta, me oleme süsinikuneutraalne või me oleme kliimapositiivne on ju Microsofti puhul, või Euroopa, kes on 2050 süsinikuneutraalne kontinent, et siis me täna nagu ei ole seda pikaajalist numbrit paika pannud selliselt, et nii 2025 või 2030 on jutud nii. Et pigem me nagu mõtleme seda, et me pigem vaatame, mis me saame praegu kiiremas korras ära teha, arvestades neid STG-si. Et mis on need lähimajalised käega kasutavad asjad, mida saab kiiremini ära teha ja mis me pikemas perspektiivis muudame. Ja siis nagu inglise keeles ma leidsin sellise kihvti sõnastuse, et kogu see meie kliimajalajälje neutraliseerimine on how not to be unsustainable. Ehk et siis kuidas mitte olla mitte jätkusuutlik. Et siis need kaks mitte siis viivad ennast positiivseks sõnaks, et seal, et tänu sellele me näiteks kasutamegi praegu offsetimise meetodit lihtsalt sellepärast, et
lühemas perspektiivis meil ei ole nagu seda kiiremajalist plaastrit sinna probleemile peale panna, et see olukord ära parandada. Aga SDG-d on põhjus... Jah. Ja, see on natukene ka see teema, et mida ma küsisin, et kas üldse ettevõtetes selliste strateegiliste muudatuste tegemisel võetaksegi kohe arvesse lahendus, mis oleks keskkonnasõbralikum, jätkusuutlikum põhiline. Aga küsimus kuulajate seast, et milles seisneb süsinikuneutraalsus teie puhul praktikas? Näiteks, ma ei tea, 100 kilomeetri diiselauto läbisõidu puhul, kui palju te kas maksate konkreetselt raha jah, meil on siin küsimus väidetavalt neutraliseerijale või siis mis on teie need tasalülitusmeetodid? Okei. No siin ma õnneks olen puhta südametunnistusega selles osas, et me reaalselt arutasime siis kõikide oma sõitude süsiniku jalajälje välja selliselt, et me võtsime arvesse sõidukitüübi, mis kütust ta kasutab, mis aasta auto see on ja siis arutasime välja selle teekonna kliendini ja teekonna koos kliendiga siis kliendi sihtpunkti. Arutasime välja siis kõikide autode süsiniku jalajälje, me lasime selle verifitseerida 3. ISO standardiseeritud osapoolel, kellel ei ole meiega mitte mingit pistmist. Nad siis verifitseerisid meie need CO2 kalkuleerimise meetodid ja siis me teeme koostööd ühe UK ettevõttega, kelle nimi on Natural Capital Partners. Nemad on selles offsetimise äris olnud aastast 1997, ehk et siis nad on tõesti nagu väga varajased teerajajad. Nad teevad ka koostööd maailma suurte tegijatega nagu Logitech, Microsoft ja nii edasi. Ja siis me nendele kvartaalselt või poole aasta kaupa jagame oma CO2 jalajälgi. Me ütleme, et näiteks see aasta oli nii mitusada 000 tonni CO2 ja nemad pakuvad meile portfelli projektidest, mida me siis saame finantseerida selliselt selles hulgal, et me siis neutraliseerime oma jalajälje ära. Ja need projektid on reaalselt kas siis Gold standardiga, WC standardiga või ÜRO sertifitseeritud siis CDM standardiga. Ehk et siis nad on kõik globaalselt verifitseeritud, standardiseeritud projektid ja see meie partner siis tagab ka selle, et kui me tõesti finantseerime nüüd seda üht kindlat projekti, näiteks Sahara aluses piirkonnas veesüsteemide korrastamine, siis reaalselt mitte keegi ei dubleeri seda finantseeringut. Kui meilt tuli X summa, X tonnide ulatuses, siis see nüüd ongi see, mis seda osa ära kattis. Et nad iga aasta võidavad ka auhindu selles osas, et nad on reaalselt läbipaistev selle valdkonna teenuse pakkuja ja siis tõesti meil selles mõttes, et selles osas on kindlasti südametunnistus puhas, et me ei finantseeri mingisugust suvalist projekti, mis me internetis leidsime ja võib-olla 25 000 ettevõtet finantseerib veel täpselt sama asja, vaid need on reaalselt standardiseeritud projektid, kus siis meie panus on oluline just selle sama projekti elluviimiseks. Ja kas meil on õigesti meeles, et või sa mainisid, et tõuksid kasutavad siis ainult taastuvenergiat? Selle poole me liigume hetkel, et nagu Evelin mainis, et meil oli sama mure alguses, et me hakkasime, laeme kõiki tõukse või laadime, tulemuseks on täis laetud olek, laadime kõiki tõukse siis nendes ladudes, mis me välja rendime, me rendime need laod välja tavaliselt üürilandjalt, kellel on tehtud juba energialeping mõne energiateenuse pakkujaga ja enamasti see ei ole taastuvenergia kasutamise leping. Aga nüüd me siis avastasime, et me saame minna otse energiateenuse pakkuja juurde ja öelda, et me kasutasime selles laos näiteks 500 kilovatt-tundi või megavatt-tundi elektrit ja siis selles osas me kompenseerime selliselt, et me siis finantseerime otse elektrienergia teenuse pakkujal rohelise energia kasutamist. Et samamoodi ma elan siin korteris, mul on rohelise energia pakett, aga tegelikult ju minul ei tule siia korterisse kusagilt torudest roheline elekter sisse või juhtmetest roheline elekter. Et tegelikult sisuliselt samamoodi nii-öelda see canceldatakse ära selle musta elektri kasutamine siis rohelise elektri kasutamise abil. Ja see on tegelikult ka jätkuvalt, et ettevõtted ei ole ju kunagi üksinda mingisuguses madis sees, vaid kõik sõltuvad ühel või teisel määral ka kellestki teisest ja ma arvan, et elektrienergia kasutamisel on just oluline nüanss siin, et tarbijana, olgu see siis ettevõte, olgu see eraisik, teeb selle valiku, et nad liiguvad selle rohelise energia kasutamise suunas. Ja see on tegelikult väga hea punkt, kust liikuda edasi ja küsimus jällegi kuulajate seast, kes on olnud täna väga aktiivsed, nii et väga tore kiitus ka neile. Kas te võtleksite kokku võib-olla paari sõnaga, kuidas te isiklikul tasandil roheteemadesse panustate?
Marilyn, äkki tahad sina alustada? Selles mõttes, et kindlasti juba hea töö on tehtud sellega, et juba õpilasfirmaga on suudetud suur töö ära teha, aga kas on veel mingisugused väiksed põhimõtted, mida sa suudad või mida sa tahaksid ka teistele soovitada? Et kindlasti lisaks mündile ma üritan ise üleüldiselt elus olla võimalikult pakendivaba, ehk siis kindlasti mitte kasutada ühekordselt kasutatavaid asju ja võimalikult vältida kindlasti ka plastiku kasutamist, mis on selline põhimõtteliselt kõigi hetkel keskkonnasõbralike inimeste siis põhimõtetes olemas. Et jah, ma võib-olla rohkem midagi ei oskakski lisada, et ma üritan sellist eluviisi ka kindlasti oma sõpradele ja perele siis propageerida. Ja vist ei pea isegi küsima, et teie peres kasutavad kõik mündi hambapesude pette. Jaa, just nii. Ja. Rudolf, kuidas sul on isiklikud 3 head nippi, kuidas olla rohkem keskkonnasäästlikum? Ma arvan, et see küsimus ongi, et igapäevases igas otsuses nagu mõelda selle keskkonna aspekti peale ka, et vahet ei ole, kas see on tegemist punktist A punkti B liikumisega, toiduvalikuga, mõne tarbimise valikuga, et võimaluste piires ma nii proovin alati teha need valikud, mis on jätkusuutlikumad ja loodussõbralikumad, aga ma arvan, et nagu selles mõttes, et põhiasi on see ka, et sa ei saa nagu päeva pealt minna täiesti loodussõbralikuks või kõiki valikuid teha, et loomulikult tuleb öelda ratsionaalselt ja mingid näiteks hinnavalikud või muud faktorid mõjutavad neid otsuseid. Et ma arvan, et see põhi point ongi nagu mõelda igapäevaste valikute peale või sellele teemale samamoodi, et me näiteks saadame Bolti kulleritega hästi palju kaupa ringi, sellepärast nad on ka kliimaneutraalsed või kasutame näiteks TPD logistikapartnerina, sest nad on ka nagu samamoodi offsetivad oma CO2 ja kõiksugustes sellistest muudes otsustes ka püüame olla loodussõbralikud, nii siis nii-öelda ärilise poole pealt kui ka eraelus. Kusjuures see on väga hea point, ma usun, et Sandra kindlasti teab ka seda, aga väga tihti ei sõida ju taksod inimeste sõidutamiseks, vaid sõidutatakse dokumente, erinevaid väikseid pakke. Ma mõtlen isegi aeg-ajalt ju toitu, kui toidukuller ei saa seda tuua, kas siis puudub leping või mingi muu põhjus. Aga Evelin, Sandra, teie head nipid olemaks ise keskkonnasõbralikum ja süsiniku neutraalsem, et vähendada oma tegelikult keskkonna jalajälge? No, tänu tarkadele kolleegidele pangas tuli see statistika juba mõni aasta tagasi välja, et me tegelikult oma autot kasutame 5% sellest ajast. Kui ma selle artikli läbi lugesin, siis ma müüsin oma auto kohe maha. Ma sain aru, et ma kasutan seda nii vähe, ainult nädalavahetusel ja sõbrad ei mõistnud mu seda otsust, ma pean ausalt ütlema, sest nad ei saanud aru, kuidas ma ilma autot elada saan. Ja tegelikult reaalselt ma tõesti ei vaja liikumiseks isiklikku autot. Et ma pigem tarbin siis kas ühistransporti, käin jala või siis mõnda muud alternatiivset sõiduvahendit. Aga lihtsalt ongi, ma pean ütlema, et mulle on väga sümpaatne olnud Reet Ausi selline teekond siis või kommunikatsiooniteekond. et ma arvan, et tema on väga palju tegelikult Eestis seda teadlikkust kasvatanud või see teadlikku tarbimist kasvatanud meis või siis vähemalt mingites gruppides inimestes, et ma tarbin teadlikumalt, kas siis riiet ost või söögi ostmine, samamoodi igasugune sorteerimine või siis teisele ringile andmine asjadele, et ma väga vähe asju üldse viskan ära, et teadlikult kogu aeg selline ringmajandus igas mõttes, et ma ei tea, ma võib-olla ka tulen sellisest lapsepõlvest, kus kõik moosid tehti ise ja pudelid ja purgid hoiti alles ja et tegelikult see on väga äge, et see on jälle nagu oluline, sest see oli kunagi oluline sellepärast, et ta oli
et ütleme, asju ei olnud piisavalt saada, et neid üle tarbida, siis teadlik tarbimine on tagasi ja tegelikult see on väga õige tegu, mida me teeme ja kuna mul on kodus teismelised lapsed, siis ma näen, et ka nende jaoks on see teadlik tarbimine oluline ja see tuleb juba kuskilt kas siis koolist või nendest kogukondadest, gruppidest, kellega nad siis koos liiguvad, et see on äge. Ja mulle tundub ka, et selle suvel vist üks põhiline tegevus oli ise oma moosi ja seente ja igasuguste muude aiasaaduste sisse tegemine, nii et kindla peale, et ma just sain hiljuti emalt nahutada natuke, et ma olin purgid ära visanud. Et ma arvan, see teadlik tegevus kestab edasi, et purgid tuleb ikka alles hoida, sest sinna lähevad purgid sisse. Sandri, sinuga me juba rääkisime ka erinevatel teemadel, alates siis tavatarbija, ma ei tea, elektrilahendusest kuni selleni välja ju, et me kasutame igapäevaselt ka lihtsalt häid alternatiive. Ja meie ka elukaaslasega alustasime 2 peale 2 autost, siis jäi 1 auto ja nüüd meil ei ole enam ühtegi autot. Et ma arvan, et see on ka selline tendents. Ma käisin Juuksuris 6 aega tagasi ja siis ma ütlesin ka, et ma tulin ühistranspordi ja tõuksiga ja siis ta küsis mu käest, et kas mul ei ole autot ja ta ütles, et ma olen 5. klient järjest, kes tal on öelnud, et nad on auto maha müünud. Ja tal on ka ärimehed ja ülikondades härrad, kes ütlevad, et ma kasutan ka ühistransporti ja Bolti ja et milles probleem. Et ma arvan, et see on nagu üks väga suur samm. Aga ja muidu kõik nagu ka eelkõnelejad siin mainisid, alates sellest, et lähed poodi oma toidukotiga, et ma just ostsin eile mandariine, siis sa võtad need sinna kätte ja paned selle kaalu peale seal ise, et ilma kotita. Et tegelikult need on nagu nii väiksed sammud, aga kui ma lähen kellegi juurde koju ja siis avan nende prügikasti ja nad ei sorteeri prügi, siis tekib küll küsimus, et miks, kuidas üldse võimalik on. Ja siis ma tegin eksperimendi, kus ma 4 kuud ei ostnud mitte ühtegi asja, meil arvatud hädavajalikud toiduasjad ja hügieenitarbed ja tegelikult oli päris palju kergem olla. Ja kuidas sul see lõpuks õnnestus? Kas pärast 5. kuul oli jälle suur tahtmine midagi osta või see nii-öelda tendents kestab edasi osta vähem? Ma läksin, kui ma sain 4 kuud läbi, siis see sai reedel läbi, ma läksin laupäeval poodi, ostsin enda T-särgi ja teksapüksid. aga üritan ikkagi vähem tarbida. Eks aeg-ajalt ole vaja ka neid vahetada. Ma arvan, et mainisime päris... Ja. Ma tahtsin öelda veel komplimendi meie kaupmeestele ka tegelikult, et ka nemad päris palju viitavad sellele, et ära võta kilekotti või siis ka riidebrändid, kes ütlevad, et mõtle, kas sul on seda riideeset vaja. Et see on nagu hästi huvitav, et ma olen riidekaupmees, aga ma siiski oma veebilehel tuletan meelde, siis mõtle, et kas sul tegelikult on seda uut püksipaari või mantlit vaja. Et tegelikult see, ma ei tea, kas ta paneb siis inimest mitte ostma seda mantlit, aga vähemalt ta jällegi nagu müksab teda pehmelt sinnapoole, et mõtle teadlikult. Või vähemalt, kui sa ostad selle, mis materjalis see toode on või kus ta nagu tehtud on. Et ka selline nii-öelda müksamine annab juba nagu kaasa jälle sellele teadlikkuse tõusule. Või vähemalt ma hakkan siis guugeldama, et kus see siis tehtud on või millise lamba villast ta siis kootud on. Kusjuures see on väga hea teema, sellepärast, et sellised rohelised sõnumid, ma arvan, ei ole enam üldse sellised erilised asjad, mida me iga päeva kas siis poodides näeme, kodulehtedel ja nii edasi. Ja peab ausalt tunnistama, et need natukene panevad mingil määral ju kahtlema seda, kas need on lihtsalt turunduslikel ja brändingu eesmärkidel öeldud või on see päriselt ettevõte, kes tõesti läbipaistvalt ja jätkusuutlikult mõtleb sellesse, kuidas reaalselt olla ka edukas ettevõtte maailmas, mis võiks olla homme ja ülehomme olemas. Me rääkisime korraks siin erinevatest teenustest just panga kontekstis, kus te olete tarbijatega testinud ja klientidega testinud erinevaid muudatusi, olgu see siis maisi või siis nii-öelda orgaanilisel materjalil põhinev pangakaart või mingisugused rohelaenud või rohepensionifondid või midagi isegi kolmandat. Aga kuivõrd tavatarbija üldse saab ja reageerib sellistele muudatustele, kus need tooted või teenused on paketeeritud rohelised ja kas nad tunnevad ära ka rohepesu lõhna?
siin on jällegi see, et mis kuvand sul siis on, kas sa oled varasemalt teinud nii-öelda seda rohepesu või sa tegelikult tõesti ausalt tahadki pakkuda seda läbipaistvat keskkonnasõbralikku või säästvat toodet. Et siin on ka suur vahe, et ütleme, et klienti sa võid ju petta ühe korra, eks ju, et rohkem sul ei ole võimalust, sest ta läheb su juurest ära. Et siis meie mõte või moto on ikkagi see, et me oleme hästi läbipaistvad ja kui me teeme midagi, et siis meil on ka faktipõhine tugi nagu sellel taga, et me lihtsalt ei keera toodet nii-öelda brändingu mõttes selliseks, et me saame öelda, et meil on jätkusuutlik kodulaen, aga me peame oskama või meil peab olema faktipõhine tõestus, et ta siis reaalselt ongi jätkusuutlik kodulaen. Ja kui meil seda laenu ei ole, siis me lihtsalt ei paku seda. Et me reaalselt pakume neid asju või tooteid teenuseid, mis on siis reaalselt ongi keskkonna jalajälge vähendavad. Et siin ongi see, et ma lihtsalt üldistasin praegu, aga seda võime igas sektoris näha, nii et mulle tundub küll, võib-olla jälle ma olen liiga pealiskaudne, et seda rohepesu on ka tekkinud praegu. Et jällegi klient peab oskama siis läbi näha, et kas seal on siis rohepesu või see on reaalselt ongi siis nagu õige puhas toode, mida tasub osta. Kas on ka mingisugused nagu head asjad, millest kinni haarata, mingisugused ohumärgid, mis võivad viidata sellele, et see sõnum on lihtsalt puhtalt turunduslikul eesmärgil sinna kodulehele või kuhugi mujale juurde pandud? Mul oli üks hea näide, kus ma nägin, et keegi jalutas kellegi selja tagant läbi, siis mu kohe mõte läks ära. Aga mis ma tahtsin öelda? Senikaua, kui sa mõtled, ma võib-olla ütlen korraks. Ma ütlen see pensionifondidest. Ma rääkisin ennem, et kui me ütleme, et meil on 20 või 25% jätkusuutlikes fondides seda raha, siis on küsitud, aga miks nii vähe? Aga sellepärast me ei saagi öelda, et meil on rohkem, kuna me ei ole kindlad, et need fondid, kuhu me raha paigutame, et nemad on jätkusuutlikud. Et me peame olema 100% kindlad, enne kui me kõva häälega välja ütleme, et see raha on jätkusuutlikes fondides. Et seal on kindlasti mingid ärihuvid taga, seal on võib-olla mingid ettevõtted, kes on välja andnud mingisuguse märgise, öeldes, et see või too on jätkusuutlik, aga meie ei saa seda tõestada otse. Et sellepärast me töötamegi välja sellist nii-öelda parameetrit, et järgmisel aastal tulla välja suurema protsendiga sõnumiga, et me saame paigutada rohkem pensioniraha rohelisematesse fondidesse ja olla kindlad, et need on rohelised fondid. Ühesõnaga, see on selline kestev projekt hetkel. Sandra, sina mainisid enne siin erinevaid ISO-standardeid ja selliseid sertifitseeritud või kuidagi kinnitatud ühel või teisel moel ettevõtteid või organisatsioone, kelle peale te saate kindlad olla. Mille alusel sina või siis Bolti tiim suutis need välja peilida? Just, et võib-olla siin Evelini jutu jätkuks öeldagi, et kuidas siis kindlaks teha, et see ei ole rohepesu, ongi see, et sa leiad kindlasti lisainfot selle ettevõtte kohta, mis partnereid ta kasutab, sa saad sellest aru, et meil ka, kui me alustasime kogu selle roheplaaniga, see oli ikka päris tükk tööd, et aru saada, kellega tuleks koostööd teha. Et sama selle NCP, selle UK partneri valik, me konsulteerisime päris mitme enne sarnase valdkonna ettevõttega varem. Me rääkisime akadeemilise maailma esindajatega, me rääkisime konsultatsioonifirmadega, et tegelikult kui mitu näppu hakkavad juba sama ettevõtte poole nagu pöörduma heas mõttes, siis nad on väärt testimist või nendega koostöö tegemist kindlasti. Ja nüüd meie teadlikkust on hästi palju kasvatanud ka Rohetiiger. Ma vehkisin ennem siin Red House'i särgiga, et Bolt kuulub sellest aastast ka Rohetiigrisse ja Rohetiiger on aidanud ka meil seda kriitilist mõtlemist kindlasti lauvale rohkem tuua ja tänu Rohetiigri utsitamisele Bolt nüüd ise just hakkas ka taotlema ISO 14001, mis on siis keskkonnajuhtimise standard, et hakkasime selles protsessis kaasa mõtlema või kaasa lööma ja iga selline lisasamm, mis sa ise teed, paneb siin nagu palju kriitilisemalt vaatama teiste samme.
et mitte nagu halvalt kriitiliselt, aga selles mõttes kriitiliselt, et ära tundma seda, kus on rohepesu või kus on tegu päris asjaga. Et selles mõttes me oleme Rohetiigrile kindlasti väga tänulikud. Meil on küsimus publiku seast, et mis tüüpi projektidesse ja riikidesse läheb nii-öelda teie see carbon offseti raha või toetus ja kas midagi tuleb ka Eestisse? Me laiemalt, kui ma mainisin, et me siis kvartaalselt või poolaasta kaupa finantseerime neid offsettingu projekte, et täna Euroopas ja Eestis sisuliselt neid standardiseeritud, mis on ka Kyoto protokolli all verifitseeritud projekte enam saadaval ei ole. Et need on siiski, me valdavalt valime Aafrikas neid projekte, sellepärast, et Aafrikas on pool meie ärist, Aafrikas me täna ei offseti, me offsetime Euroopas, Aafrika turgudel me teeme teistsuguseid projekte, aga me siis offseti projekte valime just Aafrika riikides. Aga ka näiteks Indias, Sri Lankas, need on ka näiteks tuuleparkide finantseerimise projektid või siis veevärgi parandamise projektid. Aga mis me teeme kohalikult ja mida me järgmine aasta tahame hakkama veel tugevamalt tegema, on see, et me teeks vähemalt iga aasta ühe kohaliku projekti igas riigis, kus me toimetame. Eestis täna, mis me oleme teinud, on puude istutamine, mis on jälle selline teema, kus paljud arvavad, et puude istutamine on mõttetu ja kõik teevad seda ja sellel ei ole mingit väärtust. Tegelikult reaalses maailmas, kui me räägime oma süsiniku jalajälje vähendamisest, siis puude istutamine on üks kõige tõhusamaid tegevusi. Aga siin on jälle hästi palju agasi. Et tuleb vaadata, et need puud istutatakse selliselt, et seda plaani neid istutada ei olnud niikuinii. Et sinu puud, mida sina istutad, on uus projekt. Et need istutatakse kuhugi maalapile, kus omanik tagab siis, et need ei võeta vähem kui 50-80 aasta pärast maha. Et reaalselt, et need sinna jäävad. Ja siin me tegime Eestis siis koostööd koos Loodusega, kes on siis MTÜ, kes ostabki erinevaid maalappe ja siis istutasime erinevaid puid, käisime ise kaasas istutamas, Bolt istutas 1600 puud, ma istutasin ise 100 puud, see oli päris raske tegevus, me olime põlvedeni nõgestes ja see oli füüsiliselt päris koormav, et kuigi ma käin trennis, siis see oli nagu täiesti teistsugune trenn ja hommikul valutasid täiesti teistsugused lihased. Aga me kogu aeg otsime neid kohalikke projekte ka, et Eestis näiteks üks väga võimas projekt võiks olla soode päästmine. Meil on ka väga tugev mõju meie keskkonnale ja et siis see võiks ka olla näiteks üks asi, mis siin koha peal vaadata. Ja mõnes mõttes on sood ka meie rahvuslik aare, võiks isegi öelda. Rudolf, sina noogutasid ka. Mul enne jäi selline mõte vähe, et kui meil on 20 miljonit, ütlesid sa selleks numbriks ehk 20 miljonit ruutmeetrit paberit äkki? Oli see nii? See on see nüüd turuväärtus, paberi väärtus rahas. Aha, okei, paberi väärtus. Aga mis see toormaterjalina on? Kui me räägime siin erinevate puude istutamisest, siis kui palju metsa me peaks istutama, et seda sama ära visatud paberit nii-öelda tasa lülitada, taas käivitada, taas kasvatada? See on nüüd hea küsimus, see number ei ole mul hetkel peast kohe võtta, et ma ei oskagi sulle seda kohe vastust õiget öelda. Okei, siis see jääb kindlasti asjaks, mida välja uurida. Pagerile võin lihtsalt lisada. Ja ma tahtsin lisada seda, et kui me hakkasime paberivaba teenindust oma kontorites pakkuma, siis me küll püüdsime visualiseerida seda, kui mitu parki me kokku hoiame aastas ja siis me ka mõõtsime seda Kadrioru parkides. Et isegi see, et kui igapäevaselt kliendid käisid kontoris ja tegid oma tehinguid ja said nõustajalt mingi paberi tagasi, et nad on kontoris käinud, siis see hulk oli nii suur, et me saime üsna mitu Kadrioru parki. Ja lihtsalt, et tuntud park ja siis visualiseerida seda. Siis me lõpuks hakkasime juba, kuna see läks järjest suuremaks, see võimalus digitaalselt inimesi allkirjastada, nõustada ja allkirjastada, siis me hakkasime mõõtma seda Tallinnast Tartusse ja Tartust või Tallinnast Võrru, et kui panna need paperipakid nagu tee peale, et siis kui pikk see tee on, et kuidagi visualiseerida seda, et see on tohutu hulk tegelikult seda paberit, mida tegelikult mõttetult kasutatakse. Et ma lihtsalt siin Pagerile, et meil on olemas see valem, et me saame selle aidata välja arvutada.
jah, et kui ma õigesti mäletan, ma lihtsalt ei julgenud kohe välja sülitada, aga meie korra mõõtsime selle järgi, et terve see vanalinna ala on nagu terve Tallinna vanalinn, siis kui sa teed selle ringi peale, et siis see on see ala nii-öelda tiheda puuga metsa, mis iga aasta läheb puhtalt siis Eestis siis trükikodades raisku, et üldiselt see umbes 400 puud on 1 tonn paberit ja umbes 20 000 tonni minu arvutuse järgi on see ülejääk, et sealt põhimõtteliselt see number tuleb, aga jah. Et jah, selline visualiseerimine, selline staadionite arv või jah, täpselt niimoodi nagu inimesel võimalik nagu ette kujutada seda nagu mahtu, et see nagu hea point. Ja see teeb probleemi paljudele ka väga palju selgemaks, eriti kui arvestades seda, et meist ilmselt mitmed on näinud, et tuttav kodumets või tuttava kandi mets on maha võetud ja kui suur see tegelikult auk sinna alles jääb. Evelin, tuli selline mõte pähe. Me räägime siin paberi kokkuhoidmisest, aga pankade ja mitte isegi ainult pankade, vaid erinevad kliendikaardid, erinevad teenused, mida me kasutame, tihti käivad kokku selle väikse plastikust kaardiga. Üks võimalus on neid kaarte toota maisist. Ma väga-väga loodan, et ka pärast need maisikaardid ei ole küll kindlasti mitte söödavad, aga on kuidagi moodi taaskasutatavad. Aga kui me räägime täna sellest, et meil on olemas mobiilimaksed, meil on olemas kellaga maksed, kõik erinevad võimalused NFC-ga, siis kas meil on üldse mõne aasta pärast neid pangakaarte vaja? Ja kui palju me suudaksime sealt kokku hoida? Kõigepealt ma mõtlesin jälle, et meil oli plaan, kui me maisikaardiga välja tulime, kui palju see maisikukaart juba iseenesest plastikut kokku hoiab, et tassime sinna Tornimäele maja ette suukse suure plastikust kuubiku. Ta jäi meil tegemata, sest koroona ja muud teemad tulid peale, aga lihtsalt jällegi visualiseerida. Inimestele visualiseerid, siis nad mõistavad tegelikult seda, et mis see tähendab. Ja ongi tõesti räägitud ka sellest, et kas neid kliendikaarte ja pangakaarte on vaja. On ju ka tõesti kliendikaardid, mis on juba ID-kaardi põhised ja sa ei pea seda kaasas kandma ja nii edasi. Siis hetkel veel on pangakaarti vaja. Võib-olla Eestis kõigil ei ole enam seda vaja, aga on riike, kui sa pead reisima. Või siis on see, et kui sa nagu selle kaardi endale paneb mobiili, siis sul ikkagi on seda kaardinumbrit sealt pealt veel vaja. Aga ma arvan, et trend on sinna poole, et mingil ajal me seda kaarti enam vaja ei ole. Aga hetkel veel on. Ja see on mõned aastad veel, et see tähendab, et siin juba ikkagi need aastad, millal me seda vajame, et meil oleks ta siis ikkagi ka kliimasõbralikust materjalist. Et see maisikaart on tegelikult siis sööda maisi jääkidest, mis seal sees on, et ta ei ole söögimaterjal, mis läheb sinna kaardi tegemiseks, et see on selline jäägid, millest siis ta kokku pressitakse ja sinna kaardiks tehakse, et siin ei ole tegelikult kellegi toidulaud ei jää vaesemaks sellest kaardist tegelikult. Et tegelikult on see hoopis sellise toidutööstuse kõrvalprodukt hoopis, mida kasutatakse nende kaartide tootmiseks. Ta on jah, mis on see, kui sa võtad selle maisi, kuidas ma ütlen, selle taime, et siis mitte see tõlvik ei lähe seal tootmiseks, aga need söödamaisi jäägid, mis lähevad selle kaardi tootmisse. Marilyn, kui me räägime sellest, et te tegite hiljuti väga hea alternatiivina sellise hambapesutableti ja nüüd te olete saanud 2000 müüki teha, siis mis sa arvad, kui kiiresti teie suudate kasvata ja näiteks Eestis tekitada uue normaalsuse, kus me pesemegi või leiamegi hambapasta mitte tuubist, vaid hoopis sellise väikse tableti kujul? Eks meil suur plaan on kindlasti, et lõppkokkuvõttes me oleme seadnud ikkagi endale eesmärgiks olla number 1 alternatiiv üleüldse hambapastale ja selle poole me liigume, et hetkel on meil plaan kasvada või eesmärk 100% aastas ja nii me peaksime paari aasta pärast jõudma juba ka Skandinaavia turule, ka seal siis inimeste harjumusmustreid muutma. Et kui kiiresti see Eestis juhtub, seda ma niimoodi peast ei oska öelda, aga me kindlasti liigume sinna poole, jah.
aga kas on näiteks ka mõned suurettevõtjad, kaubandusketid, Rimi, Prisma, Selver, mis meil veel on, Maxima, kaubamajad, kes on üritanud juba saada teid oma poelettele? Jaemüügiga on nüüd meil selline asi, et tegelikult see ei lähe väga meie väärtustega kokku. Et me oleme võtnud kindla suuna kindlasti mitte minna suurtesse jaekettidesse, sellepärast et me näeme, et läbi online poe me esiteks saame klientidelt kõige kohesemat tagasisidet, mis on meie klientide jaoks väga oluline. Me saame kogu aeg toodet ja oma teenust ka niimoodi paremaks muuta. Ehk siis meie suund on ikkagi online müük ja samuti siis olla olemas niimoodi 1-2 suurimas ökoketis, et kui inimesel on lihtsalt väga kiiresti vaja. Aga et Rimis või Selverist meid tõenäoliselt ei leia veel niipea või mitte kunagi. Nii et lisaks ühe tööstuse muutmisele te tegelikult muudate tervet e-kaubandust ja annate sinna oma panuse. Mis on loodame. Ja, kuna meie aeg hakkab tasapisi lõppema, siis lõpetaks selle positiivsel noodil. Ma juba küsisin teilt kõigilt isiklikke soovitusi ja harjumusi, mida te teete, aga ma tahaksin teada, kes on näiteks teile kui ettevõtte esindajale või siis ka teile kõigile kui eraisikule eeskujuks, keda veel tuua välja kui sellist positiivset muutjat. Me oleme siin maininud Rohetiigrit kui sellist suurt uut vedurit. Me oleme maininud siin paari organisatsiooni, kes aitavad näiteks ettevõtetel nagu Bolt siis süsiniku neutraalsust tagada või siis seda tuua juurde oma ettevõtlusele. Aga keda te tooksite veel välja heade eeskujudena? Ma alustan siis. Kui ma hakkasin seda teemat Eestis uurima, circa 8-9 aastat tagasi, ega seda teadlikkust väga palju Eestis ei olnud. Ja tegelikult siis, keda mina omale nõustajaks võtsin, oli vastutustundliku ettevõtluse foorum ja selle juhatus siis sellel ajal. Et julgen soovitada, nende poole pöörduda ja ka nõu küsida või siis võtta neid nagu mentoriks endale. Et samamoodi aitavad nad kaardistada siis ettevõtte selle jätkusuutlikkus ära, või anda siis vähemalt need suunad ette, et kuidas liikuma hakata. Et selle foorumi jaoks ei ole oluline, kui suur see ettevõte on. Et kindlasti, ütleme nii, et minu jaoks olid nemad sellised mentorid, kui ma alustasin. Rudolf? Mina viskaks hoopis teistsuguse mõtte, et mina ise võtan eeskujuks näiteks Elon Muski rahvusvaheliselt tasandilt ja just selles mõttes, et mõelda crazy'lt, pööraselt ja suuremalt kui sellised väiksed sammud, et tegelikult on vaja selliseid, kuna me peame 10 aastaga väga palju saavutama, siis see vajab nagu täiesti uuesti mõtlemist ja praegu sellises ka koroonast tulenevalt olukorrast on nagu perfektne aeg luua muutusi, luua kiireid muutusid ja paljud igasugused nii finantsmeetmed kui muud asjad soosivad praegu sellist muutuse hetke, et sihtigem tähte, saame vähemalt kuule pihta. See on kindlasti väga hea eesmärk ette võtta. Sandra? Ja Eesti tasandilt Rohetiigrit ma juba mainisin, neid ma ei saa kindlasti mainimata jätta, et nad teevad väga tänuväärset tööd. Rohetiigri saab meiega koos näiteks Sustinere, kes aitaks samamoodi sellist mentori rolli mängida ettevõtetele. Tegelikult me alustasime selle Tech Green Pledge'iga või siis ettevõtete roheleppega ka aasta aega tagasi, aga kogu selle koroona valguses ja see jäi natuke vajaka, aga ma arvan, et see Tech Green Pledge võiks aidata ka väga suurt rolli mängida ettevõtetel selles osas, et ometi see roheteema ei jääks katki sellepärast, et inimesed ei tea, kust alustada. Et sellised nagu sammud võiks aidata see Tech Green Pledge paika panna ja selle nimel me tegutseme. Eesti ajakirjanikest Anette Parksepp, kes seda teemat TPL-is kajastab kogu aeg, et tema kindlasti toob sellele teemale tänuväärset tähelepanu. Maailma mastaabis mina nii Elon Muski sõber ei ole, aga Bill Gates on huvitav, David Attenborough, paar sellist lahedat kindlasti podcasti ja blogi, mida tasub jälgida. Aga näiteks ma alustasin
ühte kõige kiidetuma siis sustainability või nagu keskkonnaalase raamatu lugemist, mis oli minu jaoks ja ma tegelen selle teemaga igapäevaselt, nii raskelt kirjutatud ja ma loen raamatuid igapäevaselt. Et on ka nagu selles mõttes mõnikord raske sellele hammast nagu peale saada, aga ma arvan, et neid tegijaid on alates minu vanaemast, on ju, kes ka kõiki purke alles jätab ja kodus süüa teeb ja et alates temast kuni ongi Bill Gatesini võib-olla, keda tasub jälgida. Ja et ma omalt poolt lisaks veel, et kõik eelmainitud eeskujud on ka kindlasti meile suureks eeskujuks, aga et meie mündis just elame kaasa ja võtame eeskujuga paljudest teistest eestimaistest looduskosmeetika tootjatest, nagu näiteks Kokos ja Tuul, kes siis näitavad meile suunda kätte. See on väga hea ja pluss, nagu sa mainisid juba päris algusest, te teete ka ju päriselt koostööd erinevate ettevõtetega, nagu näiteks Pager. Võt, aga suur aitäh teile. Tõesti oli täna rõõm rääkida. Ma arvan, et sellisele positiivsetele aspektidele keskendudes me päriselt saavutamegi need muudatused ka. Ja täpselt nagu ütles Sandra, mida rohkem sa sinna teemasse sisse lähed, seda rohkem sa hakkad kriitiliselt nägema ka enda ümber neid muudatusi ja muutusi, mida on tarvis ette võtta. Jõuludeks ja pühadehooajaks jääb ainult soovida seda, et jõulud ei tuleks rohelised, vaid hoopis valged. Aga see kõik ongi saavutatav, kui me võtame ette rohelise samme. Nii et mõnusat jõuluaega ja pühadaega kõigile ja näeme loodetavasti juba pea koroonavabas maailmas ja Eestis. Kena õhtut kõigile! Aitäh kõigile, aitäh sulle, Triin! Tšau!